Kaja Salu, kuidas tekkis mõte tuua oma maalid vaatamiseks Tapiku külamajja? No, mõte tekkis sellest, et ma tegin kodus suur puhastus, mul oli puhkus ja lihtsalt ma olen sündinud siin, ma olen kasvanud siin ja teades seda, et on tulemas niinimetatud hommikute päev või külapäevad, mida nüüd praegu tehakse ja et oma rahvale näidata, mis siis oma küla inimene siis ka enda näiteks peale rasket riigitööd, millega tema stressi maandab. Minule näiteks maalimine on väga suur stressi maandamine. Kas võib öelda niimoodi, et põhiteema teie maalidel on loodusmaastikud? Mida maalite kõige rohkem? No kõige rohkem ikkagi on ikka loodus ja lilled tegelikult. Olen ka ühe portree teinud, aga kuna ma ei ole kunsti õppinud, siis on see üsna raske tegelikult. Ja ma alustasin maalimisega 7 aastat tagasi, ma olen kunstnik Robert Suvi õpilane. Meil on Jõgeval selline kunstistuudio Suvi vist, jah? Jah, väike grupp, kes käib siis igal aastal ütleme oktoobrist kuni maikuuni me käime koos korra nädalas. Ja me maalime ja Robert siis kunstnikuna siis vaatab siis meie need nimetatud tööd üle ja hindab ja juhendab neid ja Kas olete ka maalinud siin Tapiku kandis? Siin ma ei ole maalinud. Aga mida maalida? Tapiku mõis on siin, et kas on mida maalida? Ei kuule. Kas Tapiku kandis on ka mida maalida? Ilusaid vaateid? Kindlasti on. Ja Tapikul on juba sellepärast hea maalida, et siin on mul väga palju mälestusi lapsepõlvest. Olete pärit ise siit, jah? Ja ma olen pärit siin, ma olen sündinud ja ma olen kasvanud siin ja olen siit 15-aastasena olen siit välja läinud kooli ja sealt edasi siis. Aga nüüd ma olen niinimetatud, ei saa nüüd öelda, et otsapidi juba tagasi, aga kuna mu ema 2 aastat tagasi lahkus siit ilmast ja mul on siin sünnikodu ja mul on kasuisa siin, kelle eest ma käin siis hoolitsemas. Ta ei vaja tegelikult hoolitsust, vaid lihtsalt laulad. Abistamist, jah? Jah, et aitan tal lihtsalt